Armsad sõbrad, kätte on jõudnud ülestõusmisaja 4. pühapäev. Selle pühapäeva ladinakeelne nimi on jubilate, hõisake või juubeldage, hõisake issandale kõik ilmamaa. Meid kutsutakse laulma kiituse laulu Jumalale, kes on meid loonud, kes on kinkinud meile elu ja kõik, mida me eluks vajame, kes on meid oma pojas Jeesuses Kristuses lunastanud ja andnud meile igavese elu lootuse. Selle lootuse ja sellest võrsuva rõõmu kõrval peaks kahvatuma kõik meie praeguse elu vaevad ja mured. Kuigi me teame, et ega see niisama lihtne ei olegi. Ja sellepärast me vajame ikka jälle julgustust ja meeldetuletust sellest Jumala suurest armust, mille osalised me oleme ja mis kingib meile lootuse igavesele rõõmule ja kirkusele. Kõike seda teadis väga hästi ja oli omal nahal kogenud ka apostel Paulus, kelle teisest kirjast korintlastele me leiame tänase epistli. Me teame, et Paulus pidi palju kannatama, aga ta ei heitnud keset neid kannatusi ja katsumusi meelt, vaid vastupidi, leidis neist ootamatul viisil kinnitust. Kinnitust, et tõepoolest Jumal on temaga, Jumal on ta valinud ja kutsunud ja valmistanud talle selle igavese rõõmu, mille kõrval praeguse aja katsumused ja kannatused ei vääri mainimistki. Ma loen teile ette need paar salmi apostel Pauluse 2. Korintuse kirja 4. peatükist ja siis kutsun teid koos minuga nende üle mõtisklema. Apostel kirjutab nõnda. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut. Sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Apostel alustab siin, seepärast me ei tüdi. Ma ise tõlgiksin tegelikult veidi teistmoodi. Seepärast me ei kaota julgust või me ei lase ennast rivist välja lüüa. Me ei satu meeleheitesse. Apostel Paulus, nagu ma ütlesin, pidi oma elu jooksul, eriti kristlaseks oleku aja jooksul missionitööd tehes äärmiselt palju kannatama. Ja selle kõige keskel ta ei kaotanud julgust. See julgus, see kindlameelsus ei tulenenud aga mitte temast endast, sest et ta tunnistab väga selgelt, tunnistab lausa meelsasti, et ta on nõder, vaid see tuli teadmisest, et oma kannatustega ta jäljendab, järgib Kristust, kes pidi kannatama. Ta on oma kannatuste kaudu Kristuse kannatuste osaline. Ja see täitis ta suure ülevoolava rõõmuga, sest see oli talle kinnituseks, et Kristus on temaga. Et ta tõepoolest kuulub tema omade hulka ja ka apostlina teeb tema tööd. Sest et ta on seal, kus on tema issand, kus on tema õpetaja. Tuletame meelde, mida Jeesus ütles oma jüngritele. Kus mina olen, seal peavad olema ka minu jüngrid, need, kes mind järgivad. Ta ütles seda just nimelt seoses oma kannatustega. Kui nisu iva ei kuku maasse ja ei sure, siis ta jääb üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Nende sõnadega kõneleb Jeesus muidugi eeskätt oma enda kannatustest ja surmast, aga ta lisab sinna juurde just nimelt selle meeldetuletuse või
manitsuse, aga ka julgustuse, et seal, kus on tema, peavad olema ka tema jüngrid, tema järgijad. See tähendab, kannatused ja isegi tagakiusamine kuuluvad siin jumalatus maailmas kristlaseks olemise juurde. Ja kui vahel on ette tulnud selliseid ajaperioode, kus kristlasi ei ole taga kiusatud, siis need on eriline õnnistus või hingetõmbe aeg. Sest tegelikult on see langenud maailm oma kurjuses alati suunatud sellele, et neile, kes kuulutavad väljapääsu sellest kurjusest, midagi kurja teha. See maailm, mis on kuradi kavaluse läbi muudetud, võiksime öelda vanglaks või hädaoruks või peaaegu, et põrguks, ei taha mitte kedagi siit välja lasta. Ja Jumala poeg on tulnud just selleks, et meid sellest kaduvuse orjusest välja juhtida. Ei ole midagi imestada, et kui see maailm, see langenud maailm, kui kurjus tahab meid kinni hoida, siis ta hakkab vastu ja iseäranis neile, kes kuulutavad rõõmusõnumit Jeesuses Kristuses osaks saavast lunastusest. Nii et tagakiusamised ja kannatused paratamatult kuuluvad kristlaseks olemise juurde siin selles meie maailmas. Apostel Paulus ütleb seda väga selgelt ka teistes oma kirjades. Kõik, kes on ustavad Kristusele, kes temast kuulutavad, peavad kannatama. See ei ole midagi, mille kohta me saaksime öelda, et see on loomulik või see on nii, nagu Jumal tahab, vaid see on lihtsalt midagi, mis kuulub selle meie praeguse maailma olemuse juurde. Sellega on nii nagu inimestega, kes on mingil põhjusel kibestunud, keda täidab põlgus ja viha kõigi või vähemalt mõnede inimeste vastu, kui nad näevad tõelist headust, kui nad näevad kedagi tõeliselt armastamas, siis jah, vahel võib juhtuda, et see puudutab ja pöörab nende südant nii, et nad loobuvad neis olevast kibedusest ja vihast ja põlgusest. Aga enamasti kipub olema ikkagi vastupidi. See tekitab veelgi suuremat viha. Kui sa näed kedagi, kes on õnnelik, aga ise oled kibestunud ja tige, siis teise õnne nägemine teeb sind veelgi tigedamaks. Ja nii on ka armastusega. Nii on ka Jumala armastusega. Ja nii on ka rõõmusõnumiga Jumala armastusest Jeesuses Kristuses. Paraku kaasneb evangeeliumi kuulutamisega siin maailmas tihtipeale kannatus ja tagakius. Aga nagu öeldud, apostel Pauluse jaoks ei ole see mitte lihtsalt midagi, millega tuleb leppida, vaid see on talle kinnituseks. Kinnituseks sellest, et ta on õigel teel. Ja mitte lihtsalt sellepärast, et tema on õigel teel, vaid sellepärast, et ta on koos Kristusega. Et tal on, nagu ma ütlesin, osa Kristuse kannatustest. Aga apostel Paulus ei kõnele siin tegelikult mitte ainult nendest kannatustest, mida põhjustab tagakiusamine, vaid üleüldse sellest, mida me võime nimetada kaduvuse orjuseks. Ta ütleb, et kuigi meie väline inimene kulub. Kreeka keeles kasutatakse siin õigupoolest palju karmimat sõna, mida me võiksime tõlkida roiskuma või riknema või määnduma, kuigi meie välist inimest pidevalt määndatakse. Siin on tegemist passiiviga, et on justkui mingid välised jõud, mis meid kogu aeg ründavad ja panevad meid riknema ja roiskuma ja me teame, et see ongi see kaduvuse orjus, mida me kogeme siin elus
eriti kõikvõimalike haiguste, aga ka vanadusnõtruse kaudu. Kõike seda mõistab Paulus osana selle langenud maailma tegelikkusest ja selleski ta näeb julgustust. Ja see on nüüd üks väga omapärane lähenemine, mida Paulus siin esindab ja see on see, et mida enam meie väline inimene kulub, seda enam meie seesmine inimene uueneb. Võime öelda ka nii, et seda rohkem on meie seesmisel inimesel avarust ja ruumi ja õhku. Mida õhemaks see väline kest kulub, seda rohkem õhku, värsket õhku pääseb sisse. See on selline omapärane pilt, mida me ei tohi võtta päris sõna-sõnalt, kuna Paulus kindlasti ei vastanda või ei kujuta inimest sellisena, et nagu oleks tegelik inimene, see inimese hing lihtsalt vangistatud sellesse maisesse ihusse, nii nagu on omane mõnedele näiteks idamaistele religioonidele või ka erinevatele filosoofilistele õpetustele. Aga Paulus räägib siin sellest, et me oleme lootuses ju juba lunastatud. Meile on juba kingitud see uus ja igavene elu või selle algus ja just nimelt seda peab apostel silmas siin, kui ta kõneleb sellest seesmisest inimesest. Me oleme Kristuses juba uuesti sündinud, juba uueks tehtud, hoolimata sellest, et väliselt see veel välja ei paista. Meie elu on koos Kristusega varjul Jumalas, nii nagu Paulus ütleb kirjas kolosslastele. Aga see on juba tegelikkus. Ja see tähendab seda, et mida lähemal me oleme hauale, selle maise elu lõppemisele, seda lähemal me oleme ka sellele päevale, mil saab avalikuks see, milleks me oleme tegelikult loodud, milleks me oleme tegelikult kutsutud. See, mille Kristus on meile saavutanud ja kinkinud oma kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi. See väline inimene määndub, kulub järjest, aga meie lootus just nimelt seeläbi üha kasvab ja kasvab. Nagu öeldud, Pauluse lähenemine on siin kummaline või paradoksaalne, samamoodi nagu ta näeb kannatustes. Mitte märki sellest, et Jumal oleks ta justkui maha jätnud, vaid vastupidi. Märki sellest, et Jumal on talle eriliselt ligidal, sest ta jagab Kristuse kannatusi. Nii näeb Paulus ka selles välises kulumises tegelikult uuenemist. Seda, et õige pea on ta seda langenud, kadunud maailma maha jätmas, selleks, et minna Jumala laste kirkuse täiusesse. See on talle julgustus ja kinnitus, et Jumal ei ole teda maha jätnud. Mõtleme, kui kaugel me tegelikult oleme sellest Pauluse mõtteviisist. Kui me kogeme oma ihu nõtrust, kui me vananeme, kui me kulume, kui meil on siit valus ja sealt valus, siis me ikka kipume kaebama ja ägama ja vahel küsima, Jumal, miks sa oled mind maha jätnud, miks sa mind ei aita. Aga Paulus näeb selles kõiges Jumala õnnistust ja seda, et viimaks ometi hakkab see maine, see kaduv lõpule lähenema ja ta saab vabaks, ta saab minna oma issanda juurde. Ta jätkab, see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Niisiis ta mitte lihtsalt ei vastanda seda praeguse hetke ahistust, neid kannatusi sellele tulevasele aukirkusele, vaid ta ütleb, et see praegune ahistus saavutab meile või valmistab meile selle määratult suure, ülisuure igavese au.
selle läbi, et me siin praegu osaleme Kristuse kannatustes, selle läbi, et me praegu siin kulume, me saame kord Kristuse kirkuse ja uue elu osaliseks. See on osa sellest protsessist, sellest lunastuse ja uueks saamise protsessist. Me võiksime seda mingil kombel võrrelda Jeesuse tähendamissõnale mõeldes haputaignaga. Jeesus ütleb, et natuke juuretist lisatuna suurele kogusele jahule paneb kogu selle jahu hapnema. Nii on see lunastus, mille Kristus on meile saavutanud, mille Jumal on meile oma ainusündinud pojas kinkinud, juba tegev meie sees juuretisena selleks, et me kord oleksime valmis. Ja selleks juuretiseks, nii nagu Paulus ütleb, ongi siin see meie praegune ahistus, need katsumused, see osalemine Kristuse kannatustes. Peaasi, et me oleme alati koos temaga, et me oleme seal, kus on tema. Sest kui me oleme seal, kus on tema kannatustes, siis me saame olla seal, kus on tema, ka tema kirkuses ja selles uue ja igavese elu rõõmus. Muidugi nõuab see usku. Apostel ütleb, me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut. Sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. See silmas pidamine tähendab siin silme ees hoidmist või suunatud olemist. Me ei ole suunatud mitte sellele praegusele. Me teame, et see praegune on kaduv ja mööduv. See saab ükskord otsa, nii või teisiti. Ja sellepärast me oleme suunatud sellele, mis on igavene. Ja see, mis on igavene, on Jumala ligiolu tema taevases riigis, taevases kirkuses. Me oleme suunatud Kristusele. Me hoiame oma pilgu temal. Me oleme koos temaga, me oleme tema juures. Ja kõik see, mis meile siin elus osaks saab, see aitab kaasa sellele, et me saavutame kord oma igavese eesmärgi. Meil on palju õppida sellest apostel Pauluse suhtumisest. Mitte lihtsalt stoiliselt, kuidagi apaatiaga selle ajastu katsumusi ja vaevu taluda, vaid õppida neist rõõmu tundma. Öelda, et kui mul valutab siit või valutab sealt, siis see on mulle meelde tuletus, et Kristus on minuga ja mina olen koos temaga. Kristus pidi kannatama, Kristus pidi risti kandma ja kui mina kannatan ja risti kannan, siis ma olen tema kõrval ja ma võin olla tema kõrval siis igavesti. Muidugi apostel Peetrus kõneleb sellest samast, tuletades meile meelde, et me ei pea või ei tohi kannatada mitte sellepärast, et me oleme teinud mingit ülekohut. Kui me kannatame ülekohtu pärast, kui meid karistatakse ülekohtu pärast, siis see ei ole koos Kristusega risti kandmine. Aga siis, kui me kannatame head tehes ja selles mõttes ülekohtuselt, et need kannatused inimlike mõõdupuude järgi ei ole õigustatud, meid ei ole vaja millegi halva eest karistada, vaid meid karistatakse ülekohtuselt, siis me võime teada, et me oleme koos Kristusega, keda samuti karistati ju ülekohtuselt. Nagu ma ütlesin, meil on siit väga palju õppida. Ma tunnistan seda isiklikult, sest et kui minul kuskilt valutab, siis esimene reaktsioon on ikka see, et Jumal, võta see valu minult ära. Miks ma pean seda valu tundma? Jumal, kas sa oled mind unustanud, kas sa ei kuule mu palveid? Selle asemel, et rõõmustada koos apostel Paulusega ja öelda, et Jumal, ma tänan sind, et ma võin koos Kristusega käia ja tema ristist osa saada, sest see kinnitab meid selles julges lootuses ja teadmises, et mul on osa ka tema ülestõusmisest ja igavese elu kirkusest. See ei ole mingi enesesisendus. See on, vähemalt apostel Paulus näeb seda nii, väga realistlik hinnang sellele maailmale ja oma elule keset seda maailma koos Kristusega.
palugem siis, et Jumal annaks meile armu ja tarkust, et me õpiksime seda nägema samamoodi nagu Apostel Paulus. Seda, et me oleme kutsutud, me oleme arvatud vääriliseks koos Kristusega käima, koos Kristusega risti kandma, jah, koos Kristusega kannatama ja valu tundma. Sest et me teame, et kui me jääme tema juurde, siis on meil osa ka tema igavesest kirkusest. Ja iseäranis vajame me sellist kindlameelsust siis, kui me oleme ise need, kes kuulutavad rõõmusõnumit Jeesuses Kristuses teostunud lunastusest. Ja seda me peaksime olema ju kogu aeg. Me ei tohi heita meelt, me ei tohi tüdida, me ei tohi kaotada julgust. Iseäranis siis, kui see, mis võiks inimlikus mõttes panna meid julgust kaotama, on just nimelt see, mis peaks meid meie lootuses ja kindlameelsuses kinnitama. Kui me kannatame koos Kristusega, siis me saame osa ka tema kirkusest. Kui me kanname koos Kristusega risti, siis on meil osa ka sellest taevasest aust, mille Jumal on valmistanud kõigile neile, kes elavad tema armastuses.